Oskar Loorits, pagulaskodude kasvatusmuresid. Tühjuse tunne ähvardab igaüht hingeliselt alla kiskuda, kes juba lapsena ei ole harjutanud end elule tarvilikuks osutama ning oma elu loominguga täitma. Juba maast madalast harjutagu laps aega loovalt kasutama ja õppigu enda abi pakkuma just siis, kui seda kõige rohkem vajatakse. Abi õigel ajal hinnatakse ka mälestusis veel kõrgelt ja tänu selle eest tõlgitseb tavalisest, siirast ning püsivat heameelt. Mida rohkem keegi laps sellist siirast tänutunnet oskab endale koondada, seda lugupeetumaks ta aastatega vananedes kasvab ja seda kindlama sõprusringi ta võidab endale ehtima oma elu rahuldust pakkuva austuse, tunnustuse ja meelespidamisega. Mida sotsiaalsem keegi on oma olemuselt, seda enam ta vajab avalikkuse tunnustust ja seda rohkem ta enesetunne sõltub seltskondlikust arvamusest. Osutatud abi tänulik meenutamine loob aina soodsaid eeldusi heade vahekordade jätkumiseks ja süvenemiseks nii, et seltskondlikult hinnatud positsiooni võidavad ajaga ikka laiemas ulatuses just need, kel tõepoolest ka koguneb ajaga vastavalt rohkem faktilisi teeneid. Sotsiaaleetiliselt aga manduvad seltskonda orjavaiks pugejaiks need, kes teeneid tükivad tellima või pakkuma peamiselt just selle sihi ning eesmärgiga, et aga vaid seltskondliku positsiooni võita. Püüe seltskonnale meeldida ei kuulu primaarse teotsemismotiivina iseendast veel kõrgemate väärtuste kategooriasse, vaid sisaldab palju sagedamini ebaeetilise silmakirjatsemise, tühipalja simuleerimise ning alaväärtusliku poseerimise hädaohtu, mida vastutustundelised ja kultuuritahtelised kodud peavad oskama ületada. Meieaegse lapse kasvatajaks on peale kodu ja kooli sageli saatusliku suuna andjana veel tänav koos kino ja kioskist ostetava kirjavaraga. Trükisõna kaldub liigtihti kõmuliselt ülistama kelmust, vargust, pettust ja üldse igasugu autust kui ka kõlvatust, mis niiviisi poetatakse kaudselt kah nooruse eluideaalide keskele. Kuritegevuse kasv suurlinna noorte keskel hoiatagu vanemaid ja õpetajaid hoolsamalt jälgima noorte käitumist ja kokkupuuteid, toiminguid ja harrastusi ka tänaval, omataoliste kambas. Mitte ainult heast, vaid samuti halvast peame õppima järeldada ja eraldada, mida sobib eeskujuks valida, mida mitte. Eriti just negatiivsete nähtuste eemal tõrjeks vajaks laps kasvatajate tuge ja julgustavat kaastööd, et oma otsusis ja valikus mitte kobavat abitust tunda, vaid kügeneda selgesti vahet tegema, mis on hea ja mis on halb, mis õige ja mis väär, mis ilus ja mis inetu, mis lubatud ja mis lubamatu. Selliste väärtuskategooriate täpsam määratelu ja vahet tegemine valikusepp tõlgitsebki inimese eetilist teadvust, mille teritamine kuulub kasvatuse õilsamate ülesannete hulka. Kui kindla taga on kodud ise sellises vahetegemises motiivide vahel oma otsuste langetamisel. Mida vapustavaimaks paisuvad eetilise languse perioodidel painajalikult lämmatavad kriisid poliitilises, kultuurilises, sotsiaalses ja majanduslikus edus ja elus, kuni kohutava korruptsiooni, terrori, orjastuse ja vaimupimeduseni. Seda kategoorilisemaks kerkib eetilise renessansi nõue nii individuaal- kui ka massipedagoogiliselt.
Kodu ja kooli kõrval on siin eriti kohustavad ja vastutusrikked ülesanded kirikul ja niinimetatud avalikul häälel. Iga rahva saatus oleneb ta kodude, koolide, vaimuliku seisuse ning ajakirjanduse eetilise taseme kõrgusest. Tarvitseb ainult võrrelda selles suhtes ühe või teise rahva faktilist olukorda, eriti veel naabrite vahel, et mitte ainult ausameelseid hinnanguid teha mineviku või oleviku suhtes, vaid et ka vastavaid parandusnõudeid püstitada heledama tuleviku kindlustamiseks. Seejuures ei tohita kohkuda kogu rahvusorganismile kohustavate nõuete püstitamisest, mis puhul ei saa olla mingit kauplemist, järeleandmist ega andestust. Nii näiteks tuleb jõuda täiele selguselle, kuivõrd rahvuslik eetika lubab kollaboratsiooni okupantidele, salakaebusi võõrastele, sisemise kodurahu mineerimist paguluses ja nii edasi. Tuleb jõuda ka selguselle, kuivõrd rahvuslik au lubab juhtkonna nimede teotamist kas või näiteks raha kerjamise allkirjadeks võõraste ühiskonnas. Eetilise renessansi nõue on otseühenduses ühelt poolt paratamatuse tunnetamisega, teiselt poolt kannatuse filosoofiaga. Hõlpus on isikliku või rahvusliku elu äpardumist olude, konstellatsiooni, juhusliku konjunktuuri või ebasootse saatuses üks veeretada, kas või õnnemänguks tembeldada. Kuid kestvama õnne saavutamiseks ei piisa sellisest enese uinutamisest ega Jaana linnulisest kudrutamisest peidetud päi, vaid eetilise teotsemise õilis printsiip, kus viganed laita seal tule ja aita, manitseb meid enne kõike just avasilmi tundma õppima ja selgitama neid põhjusi ja tegureid, mis elu äpardumist ning kannatusi provotseerivad, otse kui paratamatust, mida peame kui seaduspärasust taluma kas või Hiobi ekstreemini, kuid mida peame ka kui pattu lunastama kas või läbi Via Dolorosa Golgata. Moodsa psükoloogia sõltuvustunne on juba muinasusundis fikseeritud paratamatusena, kas saatususu näol või niinimetatud predestinatsiooni idee kaudu, mis asetab meid sõltuvusse Jumala määramisest. Seda ideed on arendanud metafüüsiliseks determinismiks apostel Paulus oma õpetusega, et kõike läbib Jumala tahe. Millist ideed 19. sajand rängalt on rünnanud, Schopenhauerist kuni Nietzscheni. Kuid Schleiermacher on arendanud sõltuvuse tunnetamist õpetuseks valikust juba 1836. aastal. Aga veel varem Augustinus, Calvin ja paljud teised usumehed või filosoofid on sama probleemi kallal juurelnud ja varieerunud mitmesuguseid õpetusi eetilise valiku sanktsioneerimiseks. Kas armastuse, vagaduse, kannatuse, kohustuse, õilistuse, loobumuse, lunastuse ja nii edasi motiividega. Aga olgu motiivid millised tahes. Valik eetiliselt, kas kõrgemate või madalamate väärtuste kasuks, osutab igatahes ikka kindla ja kõikumatu paratamatusega, kas vaimse tõusu või languse suunda. Olgu kas individuaalselt või sotsiaalselt, olgu poliitiliselt või kultuuriliselt, olgu usuliselt, kunstiliselt, olgu mis tahes muus inimelu sektoris. Iga eetilise renessansi jutlustaja on ühtlasi ka normatiivne maailma parandaja, kes tunneb endas niinimetatud kategoorilist imperatiivi just kõrgemate väärtuste kasuks valida. Vastavalt võimeile, iseloomule ja temperamendile tehakse seda suuremas või vähemas amplituudis, kas vaikselt või võideldes, kas iseendas või missioonitööna teiste juures. Teatud vahed ilmnevad ka elu aastais. Täiskasvanu keskmine võitlusiga kulmineerub kõige tavalisemalt 28–42
aastate vahel. Kuni 50. aastais eluküpsel inimesel tiheneb tarvidus järjest laiemate ja sügavamate sünteeside järele. Lapsepõlves ja nooruses domineerib ekstaas välisilma tundma õppida ja sinna ennast puistata, raisata, välja reageerida. Aga nooruselle omane on õppimise kõrval ka õpetada, maailma parandada, sukelduda oma ülevate ideaalide realiseerimisse. Kas intellektuaalsete, emotsionaalsete või voluntaarsete annuste ülekaaluga vastavalt erinevusille igaühe olemuses. Just nooruse normaalne maailma parandusind sobibki selgeimaks kriteeriumiks iga ajastu paigutamiseks, kas tõusu või langusperioodide liiki. Sest noorsoos ilmnevate vastavate annuste erikaalus peab ju paratamatult järgnema oodatav arengu või mandumissuund. Sellepärast on täitsa õigustatud järeldada, et idealismi dominants teatud perioodi noorsoliikumises järeldab tõusu neil aladel, kuhu noorte huvid ja harrastused peamiselt suunduvad. Kuna langust võidakse paratamatusena ennustada perioodidel, mil noorus kaotab suured ideed ja ideaalid, kõrged eeskujude eesmärgid, vahetab fanatismi ja patetismi, indiferentsi ning apaatia vastu. Enese kutsumust, pühaks pidava missioni vaimu enese müüdavuseni madalduva kroonupropaganda vastu, vallandab vitaalselt ülevoolava seksuaalenergia juba oheldamatuks ja ennast laustavaks seksuaalneuroosiks või nakatab neuroose ja degeneratsiooni psühhoose just võimatute eluideaalide ning anormaalsete eluviiside moetõvena levitamisega. Millist võtet näiteks kommud väga salakavalalt rakendavad. Kui 1920. ja 30. aastate Eesti noortel oli loomingutungi ülikülluses, siis 1940. ja 50. aastate Eesti noored seisavad riisiku ees kaotada oma orgaaniline loomingutung ja rahvuslik kultuuri kontinuiteet. Meie hõimuvaimu hääbumisoht on paratamatus. Mitte ainult sellepärast, et paljud noored atrofeeruvad või otse võõrduvad eestlusest, vaid samuti ka sellepärast, et ennast rahvuslasiks pidavate noorte kultuuriteadvus muutub eestluselle võõrsil liigpinnaliseks või lausa nõrgaks. Et eestluse rasket risti kanda. Meie elutundeline kulumine võõrsil toimub palju kiiremini kui kodumaal oma loomulikus kultuurimiljöös. Võõrsil me peame raiskama palju energiat uute oludega kohanemiseks, uue keele õppimiseks ja kõnelemiseks, uue kodu loomiseks. Sisemiste häirete tulemusena kannatame üldiselt energia vähesuse või närvilikkuse all. Isegi närvide kokku varisemist esineb pagulaste keskel suhteliselt sagedamini. Veel rohkem meie inimesi on võõrsil füüsiliselt nii kurnatud, et on üsna arusaadav nende loidumine näiteks üldüritusist. Kui juba pagulasmiljöö ise lisab meile palju pingeid, siis teiselt poolt ei mõju virgutavalt see üldine kultuuriline ilmetus ja jõuetus, millesse võõrsil oleme sattunud
Tänapäeva Euroopa vaimse languse veenvaimaks tõendiks on küllap vist kasvava nooruse allakäik sisutu ja ideevaese, eksistentsialismi isikupäratu ja võitlusvõimetu kultuuripessimismi algatus ja loomingu nõdra nihilismi ohvriks. Mitmel maal on aga sel puhul juba ka hädakisa tõstetud noorte vaimsuse kasvatajate kui niinimetatud kultuuri eunukkide vastu, kellede loomingul puudub potents oma rahva noorsoo sigitamiseks uute ideedega ja kes avalikkuse ehk niinimetatud juhtkonna vormiliste autoriteetidena isegi vastutust ei näi taipavat, tegelikkuses koguni 5. kolonni funktsioonide täitmiselle sattudes. Kui 19. sajand oma ideedega kasvatas mitme sugupõlve haritlaskonda nii mõnelgi maal kaunis ilma usuta, siis 20. sajandi õnnetuseks näiks see kasvavat uued generatsioonid üsna ilma ideaalideta. Pärast esimest maailmasõda võis veel nentida suurt kultuuriõitsengut vabanenud väikerahvaste hulgas, kuid pärast teist maailmasõda tunnuks see Euroopa vaimne verepuudus aina hädaohtlikumaks muutuvat, nii et vähe paistab esialgu väljavaateid uute ideede vere ülekanneteks põdevasse kultuurikehha. Hollandi filosoof Huizinga hoiatas juba 1938. aastal, et lääne maailma orgaanilist mandumist soodustab muuseas asjaolu, et mäng ja töö on aetud segi. Puhkuse ja pingutuse vaheldus on kiiresti kadumas aina püsiva ülepingutamise ja üleruttamise suunas, mis ei mõju ainult füüsiliselle terviselle, vaid ka vaimuvärskuselle pikapeale laostavalt. Teiseks on harrastatud laste ja noorte kasvatuses selliseid võtteid, mis järeldavad närvilikkuse epideemilist levingut mitte ainult diktatuuri mais, vaid omajagu ka mõneski demokraatlikus riigis tänava ja vabakasvatuse äärmusteni jõudmise näol, mida soodustab veel närve rikkuva seeria ja noorsukirjanduse tulv. Isiksuse kontinuiteet laguneb. Massihüsteeria hakkab üldistuma. Isegi USA psühhiaatrid Bond ja Menninger väidavad, et ainult veel 0,7% kogu USA elanikkonnast on ihu ja hinge poolest täitsa terved. Ja 1951. aastal USA's sündinud laste kohta selgus, et 12 lapsest 1 vajas juba psühhiaatrilist ravi. Ühtlasi on jõudnud ka enesetapp USA's kõrgemaile astmele, nagu see on suur, muiski kõrge elustandardiga mais. Ja nagu see tõuseb Lääne-Saksas koos elatistaseme paranemisega. Ei ole raske Rootsi perekonna elust ja kasvatussuunast järeldada, et isegi sellel näiliselt nii stabiliseerunud maal vaimne kriis uute peale kasvavate noorte seas peaks süvenema ja küllap juba 1960. või 70. aastais suuremaid raskusi põhjustama. Seda enam, et Rootsi vaimne eliit ei tundu tarvilikult teadlik oma jõureservide tasapisi toimuvast hajumisest. Loota võib muidugi, et pärast norutunnet, tahtejõu lõtvumist ja närvitsemist peaks pikapeale läbi otsingute ja käärimise kristalliseeruma uus eluvorm. On oodata, et Euroopaski lööb elujõud kord jälle välja järgmises faasis, kuid selle provotseerijaiks
võivad olla kes teab veel millised vapustused ja katastroofid. Uusi eluideaale ega elufilosoofiat ei looda igatahes veel meie ajal kriisi ummikus, vaid alles süveneva murrangu tulemusena. Hingeraviks vajatakse kõigepealt enesekaitset, laostumise vastu reeglipärastatud kasvatusega. Seejuures võidakse individuaalselt muidugi aksepteerida ka niinimetatud keskmiste võimete filosoofiat ja elusihtide asteastmelist tõstmist. Kuid kogu kultuuripildi renessansiks sellest ei piisa, vaid peab esile kerkima ka suuri isiksusi, kes on võimelised tõstma massitaset oma õpetustega ja manama kaugete randade sihte silmile nähtamatute eesmärkide püstitamisega. Kõrgemat väärtustaset taotleva kasvatuses sisendatud kohusetunne omaenda isiku, perekonna, ühiskonna, rahva, riigi ja inimkonna vastu eeldab ühtlasi arengut laiemaks arusaamiseks ja silmaringi avardumiseks maailma, elu ja inimese probleemistiku kohta üldse hoopis terviklikumalt kui seni nii bioloogiliselt kui psühholoogiliselt, kui ka sotsiaalselt ja kultuuriliselt. Kahjuks ei ole aga veel märgata vastavate alade koostöö tihenemist Euroopa üldist dekadentsi põdevas tänapäeva killustatuses. Hoopis kõnelemata majandusliku ja poliitilise mustri abituist konsolideerimiskatseist. Mitte asjata ei väitnud USA ajakirjanik ja raadiokommentaator Drew Pearson 53. aastal oma Euroopa reisi muljena, et Hitleri vari lehvib Euroopa kohal edasi ning eeldused selleks püsivad samad, mis omal ajal. Kõigele kõdunevalle kriipsu peale tõmbamine nõuab suurt sisejõudu ja mehisust, aga ka teadlikkust uutes kõrgemais eesmärkides, mida Euroopa vaimuelu ei näi esialgu masse kaashaarvalt sisaldavat. Paljule vanale vaadatakse küll hoolimatuse või koguni üleoleva irooniaga, kuid millegi paremaga asendada kah ei jaksata. Paatos mõjub pahatihti juba koomiliselt, heroismi karikeeritakse. Idealismi lausa naeruvääristatakse, romantika tunnukse blaseerunud. Indiviidi organisatoorseid ja kapatsiteedivõimeid pidurdatakse kollektiivse survega. Isegi loomingutungi pidevat atrofeerumist on karta, kõnelemata au, mõiste ja häbitunde allakäigust. Sablooniliseks automaadiks mehhaniseeritud inimese masinlik ehk asfalttüüp ei saa inertsist üle juba sellepärast, et ta ei viitsi enam iseseisvalt mõtelda ega oma pead orienteeruda. Nendes maades, kus usuelu jätkub intensiivsemalt, on kirikul ja koolil perekonna kõrval soodsamaid eeldusi isikkultuuri ja hingehoiu ette hoolitsemiseks. Kuid Euroopa üldis kultuuripilti ei ole veel suudetud langusperioodi värvivahesusest välja aidata uute heledamate mustrite moodsaiks õhutamisel.
Eesti geograafiline ja poliitiline asend on kasvatanud meis spetsiifilist omapära. Nii vaimukultuuris üldse kui ka mentaliteedis eriti, millega on pidanud arvestama meie võõrad vallutajadki ja okupandid. Kes seda pole osanud teha, on degenereerunud a la Balti parunid, nagu seda baltisaksa filosoof Graf Keiserlink nii tabavalt on markeerinud. Professor Untingendi järele Eesti kliima on esmajärguline intelligentsuse ja ettevõtlikkuse kasvatamiseks. Ka meie maa segaasustus on soodustanud meie intelligentsi keskmise indeksi tõusu. Oma ülevaates eestluse elujõud olen skitseerinud, kuidas meie esivanemad absorbeerisid juba vanema rauaaja germaanlasist vallutajaid ja kuidas meie maa on elanud üle korduvaid tõusu ja languse perioode. Selline ajaloo sündmuste taustal nii traagiliselt mõjuv vaheldus on aidanud sisuliselt siiski kõrgel hoida meie rahva vaimseid võimeid. Sõdade ajal oleme osanud imutada oma rahvusorganismi mitmesugust värsket võõrast verd, kuna vahepealsel rahuperioodidel mõne sugupõlve jooksul oleme aretanud oma tõugu taas puhtamaks ning andekamaks. Kuni jälle on järgnenud mõni uus hübridiseerimine, nagu see parajasti on käsil meie päevil nii hästi okupeeritud kodumaal kui ka üle mandrite paisatud pagulaskonnas. Nii raud eesriide taga kui ka paguluses on eestluse säilitamine seekord erakordselt raske sellepärast, et puuduvad soodsad eeldused isiksuse ja kultuuri kontinuiteedi jätkamiseks. Vaid eestlus kui omaette vaimset nähtust ähvardab mõlemal pool mandumine ja hävingu. Kommude laastamise ja ümberrahvastamisvõtted ei kohku ühegi julmusega jõhkruse eest, vaid ka vaba maailma ümberrahvastav mõju. Eriti veel lastele ja noortele kasvab iga aastaga tulemusrikkamaks. Lõpuks põeme ju üldiselt veel masendavat uska sellest tundest, et aasta järele kaotame oma elust otse kui tühjalt ja tarbetult, tulemusteta ja saavutusteta. Enamasti ka väärika tunnustuseta, pigem puudujääkide ja mõttetu ruineerumisega. Inimese eluiga jagatakse tavaliselt 5 vaasi, kusjuures üleminekut ühest vaasist teise ehk niinimetatud murrangu aega saadavad teatavad hingelise kriisi tunnused kergemal või raskemal kujul. Paguluses sündinud ja kasvavail lastel ei saa loomulikult ollagi mingit köitvat seost kodumaaga. Kui isegi juba puberteedi ja kodumaal veetnud noored paguluses oma isiksuse kujundamise otsustaval perioodil, tahes tahtmata siiski enam või vähem, peavad võõrduma eestlusest ilmsesti tugevama võõra kultuurimiljöö määraval mõjul. Aga koguni juba keskikka siirduvate noorte isikupära ei suuda püsida võõrsil nii eestiline, nagu see olnuks siis, kui nad saanuksid viimistella oma kõrgemat haridust Tartu või Tallinna akadeemilises miljöös, mida mitmeti küll võime arvustada, kuid mida oma südames ometi võrratult enam armastame kui ühtki võõrast ülikooli keskust. Meie rahvusteadvus võib püsida küll ka võõrsil, kuid sellele sisu andmine muutub aina raskemaks. Tänapäevase maailmapildi keerulikkuse juures ei ole enam kuigi paljud eeldusi, et elu ideaalid ja filosoofia kristalliseeruksid juba puberteedikriisi tulemusena, nii ütelda keskkooli lõpetamisel, vaid alles teise kriisi järel 30. aastaist pärast ülikooli lõpetamist või kogemuste selgumist tegeliku elu töös. Rahvuslikus mõttes aga peitub siin meie traagika, sest selle sugupõlve lahinguis langenud noorte ridades on suuri lünki, kuigi tänapäeval just noored pärast teist murdeaega alles 30. aastais oleksid õieti need,
kes maksimaalselt on suutelised kujundama oma uut elustiili ja omistama tuleviku eestlusele eriilmelist sisu. Viimaste aastate vaatlusena võime siiski tõdeda rõõmustavat nähtust, et selle ea noored hakkavad juba osalt ületama oma hingehaavu ja et nende paremik osutab vist õnneks ometi võimeliseks eestluse kultuurikontinuiteeti jätkama ja võõrsil veelgi mitmekesisemaks modelleerima, kaotamata selleks hädalist algupärasust ja suveräänsustunnet. Ühele osale noortest on ikkagi sümptomaatne, et mitmesuguseist põhjusist, emotsionaalselt tingitud passiivsus või pettumine, pessimism, endasse kapseldumine takistavad neil mitte ainult rahvuslike, vaid üldse kõrgemate ideaalide tekkimist. Ja sisekonfliktide vähendamiseks kaldutakse siis kõige õlpsamini ühiskondliku ümbrusega ühte sulamise poole individuaalselt, üsna ilmetuks ja sisutuks moevoolude keskpäratsejaks. Väljapääsu sellest leitakse ühelt poolt teadlikkus hingeravis, oma isiksuse vundamendi kindlaks vormimisel ja valamisel. Teiselt poolt aga niinimetatud grupiteraapia näol, Eesti noorte omavahelise suhtlemise elustamisega. Keel ühendab ja virgutab omataolise aina suuremate rahvuslike kultuurivõitude taoteluks. Olgu korratud siinkohal ka veel niinimetatud biblioteraapia, emakeelse väärtkirjanduse lugemine, on hingeravi seisukohalt suureks tasakaalustavaks teguriks üksikulle hulkurille võõrsil. Siirdudes skitseerima meie niinimetatud keskurite funktsiooni ja missiooni paguluses, peame uuesti suurima kurvastusega rõhutama seda tühikut, mida sõda, küüditused ja okupantide julm türannia eestluselle on jätnud vaevalt täidetavaks lüngaks ja raskelt parandatavaks haavaks. Suurema osa oma eliidist ehk valimikust kõigil aladel oleme ju elustatamatult kaotanud mitmevärviliste terroristide ohvrina ja peame rahuldama nüüd õnnekombel pääsenud riismetega. Just keskurid on kaotanud ühtlasi ka oma elu kõige loomingurikkamad aastad sisukehvalt ja on laadinud end selle asemel täis rahuldamatuse närvilikkust. Liiati kui kohanemisprotsess võõrsil on osutunud neile suhteliselt palju raskemaks kui noortele. Keskurid kannatavad seetõttu paguluses eriti destruktiivsete neurooside all. Nii et vastastikust heatahtlust ja rahu on neil kõige keerulisem säilitada. Igaüks on isiklikult enam või vähem täis kompenseerimata ambitsioone ning äärmuseni pinge all ehk niinimetatud afekti seisundis, mis plahvatab kohe kokkupõrkeks, kui teine hakkab oma tundeid kuidagi irriteerivalt maha reageerima. Ärrituses valatakse vastamisi õli aina enam tulle, mis pärast sageli lähebki löömaks kas või näiteks ajakirjanduses või lihtsalt lepitamatuks sisesõjaks, näiteks poliitilisel rindel. Pealegi on omapärase pagulasühiskonna moodustamine koormanud eriti just keskureid liig paljude funktsioonide ehk nii ütelda ülepakutud osade või üle jõu käivate rollide täitmisel, mis jällegi elektriseerib õhkkonda sageli süttivaiks plahvatusiks. Individuaalse psühhoteraapia seisukohalt oleks seepärast päris soovitavaks vahendiks teatud distantsi seirav eemale hoidumine ennast tulemustena pillavaist kohustusist ja endasse sulgumine produktiivsema loomingu kaudu rahulduse saavutamiseks. Kui aga ainult veel jätkuks küllaldast energiat oma isiksuse taaskohendamiseks ja vaimse eksistentsi probleemide lahendamiseks kõrgemate väärtuste mõõtkavas. Kelle energiat enese taastamiseks ja parandamiseks ei jätku, see mandub kas tegelinskiks või napsuvennaks, mugavusmeheks või virisejaks, kobamisi katsetajaks ja nii edasi. Lõpuks peame kurtma,
et ka küpsesse täisikka jõudnud eliiti on säilunud üsna vähe raugapõlve loomulikust väljasuremisest rääkimata. Vanurite osatähtsus kahaneb aastatega muidugi automaatselt. Kuid üldnähtusena peame kokkuvõttes konstateerima, et nii noored, keskurid kui täisküpsed kõik on kaotanud võõrsil palju aastaid ja energiat ebasoodsalt kuni ülekurnatuseni, leidmata rahustavat ja rõõmustavat kompensatsiooni, kuid ka jõudmata maksimaalselt positiivseks arendada oma põhilisi isiksuse jooni. Isiksuse allakäik on niiviisi pagulasühiskonna paratamatus. Mida ainult erandid suudavad vältida ja mida me ise omal ajal ei osanud küllalt mõistvalt hinnata. Näiteks Vene tsaariaegsete emigrantide näiliselt nii naeruväärseis, kuid sisuliselt hoopis traagilisemais situatsioones. Analoogiliselt Vene suurvürstidelle ja kindraleile on ka meie oma juhtkonna kriis paguluses paratamatu. Hävitustöö on jätnud vähetõelisi vaimseid tippe. Keskpärasus võib ohjeldamatult laiutada. Suhteliselt aga on seda kriisi üle hinnatud. Kurikuulsad sisetülid, topeltkeskused ja kambakraatia leiavad ajakirjanduses sellist kõmumaigulist tuulutamist, et ärritavad lugejaid sageli asjatulle vihale või meelekibade sulle. Tegelikult peame olema ometi teadlikud, et sugugi väiksem ei ole paguluses perekonna elu ja rahvusliku kasvatuse kriis, mida aga ajakirjandus oskab kummaliselt vähe serveerida. Hingeravi tunnuks see meie avalikkuselle ikka veel võhivõõra probleemina. Tavalise massi inimese pettumine juhtkonnast ja võõrdumine üldüritusist järeldab muidugi endasse tõmbumist ja passiivsust. Sageli ka apaatilist käega löömist ja rahuldumist uue kodu loomisega, kas või ainult majandusliku heaolu tähiseil oma auto, maja ja muude soodustustega. Mida noorem keegi pagulane on, seda enam tähistab kohanemine uue miljööga talle ühtlasi ka vaimsete konfliktide vähenemist uues, majanduslikus, sotsiaalses, kultuurilises ja poliitilises ümbruses, kuni hoomamatult progresseeruva ühte sulemuseni. Ühte sulamine toimub tavaliselt siis veelgi kergemini, kui võõrsil kohanemise aeg satub ühte ka isiku enda sisemise kriisi ajaga, ühenduses ühelt eluvaasilt teisele siirdumisega. Üleminek uude eluvaasi ja kohanemine samaaegselt uue ümbrusega on raskeks probleemiks isiksuse kontinuiteedile, nii noorte juures kui ka vanemas ja väsinumas sugupõlves, kus igasugu häirete dünaamika mõjub tagantjärele ikka edasi jõudu nõrgestavalt. Jätkuvate sisehäirete ja närvipingete loomulikuks tulemuseks on pagulaste suhteliselt suuremad hingelised kannatused. Seda asjaolu ei ole küllaldaselt arvestatud, et mõista neid sagenevaid kokkuvarisemisi kas enesetapu või hullumise näol. Kui mõni nõrgem või saatuse poolt raskemini ülepingutatud pagulane ei ole enam suutnud veel kordselt siirduda ühe korraga uude eluvaasi ja uutesse elutingimusisse, ei ole suutnud ületada korraga majanduslikku ja hingelist kriisi, ei ole suutnud üles ehitada endas uut rahulikku julgust, enesekindlat tulevikku ja tujuandvat lootust, et kõik lõpeb veel hästi.
Pagulasoludes on hingelised ja kehalised ülepingutused üldiselt nii kurnavad, et ei ole kerge sõja ja okupatsiooni aastatega sisse juurdunud hirmu ja vihkamise, süüdistamise ja kadeduse, depressiooni ja norutunnete kogunenud lademeid muuta või asendada positiivsemate tundekihistustega. Seda tarvilikum aga on pingete vähendamine ja süstemaatne hingeravi. Sellisel taustal alles võime reaalselt mõista seda määratud tähtsust, mis on katoliku kiriku maailmas pihiisal just hingearsti funktsioones. Ka meie vajame enne kõike hingelist rahu ja tasakaalu, enesekindlust ja tujuküllust, mida saavutame teatud distantsi tagant, oma perspektiivse ja hinnanguid, kui ka suhtumisi vabastades mineviku hirmuvarjudest ja vihamürgist. Noortele palju kergemini kui vanadelle teostatav ülesanne, mis pärast ka lootused tõeliselle koostööle tegelikult küll alles noortele saame asetada. Kuid ka noored, kes tahavad säilitada oma olemuslikku õilsust, ei tohi unustada palvetamist. Vaikne endamise palve toob südamesse tagasi ingli, keda kupatame sealt ise aina oma mõtete ja sõnadega välja. Laastatud ja otse kui epileptiliselt vapustatud isiksuse uuesti ülesehitamine peaks toimuma muidugi selliselle aluselle, mille kihid on püsinud veel terved. Korduvalt olen püüdnud eelpool ühest või teisest aspektist lähtudes järelduselle veenda, et meie isiksuse restaureerimise ning säilitamise terveimaks aluseks ja meile praktiliselt õieti ainsaks järele jäänud tõeliseks muutumatuks koduks on meie katkestamatu kultuurikontinuiteet eesti keele, vaimsuse ja loominguga läbi aegade. Kasutagemgi siis maksimaalselt seda kultuurivara, mida mineviku sajandid meile otse kui kratis kaasa on andnud, mida hõimu vaimuna oleme pärinud ja otse kui endigi olemuses ilmutame. Kuid tunnetagem võõrsil ühtlasi ka seda selgemini, et see kodu ja vaimne baas jaksab meie olemust päästa ja edasi viia vastavalt sellele, mida ehtsam ja stiilipuhtam, mida väärtuslikum ja meeldivam ta on. Nii et tunnetaksime alatist kiindumust eestlusesse ja võiksime olla endile põhjendamatult uhked muu maailma perspektiivis. Jah, olgem uhked eestluselle, kuid ärgem olgem huisa-päisa upsakad, nagu nii mõnigi aaria tõu võsukene. Enesekindlad me otse peame igal pool olema, kuid ennast uupi täis me ei tohi olla kuski. Tunnetagem võõrsin, milline reaalne jõud on tõepoolest hõimu vaimul, mida saame üle maakera endasse ammutada emakeelsest raamatust, heliplaadilt, kunstiteosest ja igasugu muust kultuuripärandist, mis elustab meist mälestusi mineviku muinasmaast ja ühendab meid läbi lapsepõlve Kungla esivanemate vaimu vallaga. Tunnetagem, milline tähtsus on kommete ja harjumuste kasvatamisel, sest need annavad ju väliselt otsustava ilme isiksuse struktuurile, mis võõrsil on kistud lahti mitmest põhialusest ja seda õlpsamini võib võõrduda eestilist kultuuritraditsioonidest, kuni alatase kuludes ja tuhmudes kaotab oma eestipärase ilme üldse. Kuidas aga kirjandus ja kunstiteosed, teater ja kas või näiteks heliplaatki soodustavad isiksuse kontinuiteeti, võime ise kõik oma kogemusest järeldada. Koos kunstilise elamusega kerkib meis lugudes, vaadeldes või kuulatades nagu tükike minevikku, millesse hakkame nagu jälle ehitama oma normaalset isiksust. Rahvusküsimuses põrkame aga tohutuile raskuseilla, mida paljud ei jaksagi ületada. Rahvuste erinevus on küll täiesti looduspärane nähtus, kuid kaugele ollakse veel üksteise õigustamisest ja sallivusest. Seevastu on läbi aegade kaldutud üksteise eitamisse, sõjakasse vallutamisse või riidudesse.
mis heanaaberlikke suhteid rikuvad. Pole siis imestada, et natsionalism kohati ja puhuti on saanud väga negatiivse ilme ja on moodunud koguni vastumeelseks mõisteks kui ka kultuurinähtuseks, mille eemale tõrjeks võideldakse. Üks India filosoof otse rõhutab, et inimkonna pahed, mida on vaja võita, on natsionalism, etatism ja usuline indiferentsus. Palju umbusku ja vastuseisu rahvusideele on süvendanud muidugi saksa hitlerlik natsism, kuid selle juured võrsuvad juba varem Kesk-Euroopas ilmnenud slaavluse ja germaanluse hõõrumisist, ekspansiooni hirmust ja muist halbadest külgedest, mis on immutanud läbi mitme suur ja väike rahva kultuurielu ja tunginud ka kodudesse. Sellepärast peamegi täitsa selget vahet tegema eitatava rahvusliku šovinismi ja jaotatava rahvusliku kultuuriloomingu vahel. Võime olla uhked sellele, et Eesti rahvuslik ideoloogia ei ole omanud kunagi šovinistlikku värvingut. Eesti kultuuritahteline rahvuslus ei ole vaenulik teistele ega isegi mitte teisi üleolevalt halvustav, mitte teisi ala ja ennast ülehindav. Meie rahvuslus ei rajane teiste vihkamiselle, vaid võrdsele tunnetuselle. See ei ole enam sotsiaalne, vaid esmajoones kultuuriline fenomeen, koos poliitilise iseseisvuse nõudega. Me ei tööta teiste vastu ega kahjuks, vaid Eesti rahvuslus taotleb just inimkonna kultuuripildi rikastamist ja võimalikku õilistamist oma eriilmelise panusega isikliku, majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arenduse ning loomingu näol. Kuid kindlasti seisame vastu Inglise loojuva impeeriumi filosoofi väidetele, et väikerahvaste aeg on möödumas ja et ka tänapäeva kaks veel tõeliselt iseseisvat riiki, USA ja SSR, peavad kokkuleppe teel ühinema maailma riigiks. Viimast soovitust hindama oma kogemusist kas oportunistlikuks lapsikuseks või lapselikult araks alistumiseks kommunismi kavakindlalt teostavalle maailma vallutussoovile. Teiselt poolt ka demokraatliku universaalkultuuri ja maailmariigi kodaniku positsiooni tunnustame ainult selle võrra, kui võrra see ei häiri, halva ega hävita meie diferentsiaalset omapära ja kui võrra see arvestab meie omapoolsete lisandite ning täienditega inimkonna vaimuaarete viljastamiseks. Rahvuskultuuriliste erinevuste teadlik hülgamine ja väljarookimine järeldab inimkonnale saatuslikku allakäiku ilmetumaks ja loomingu võimetumaks, mis pärast me ka pagulaste näend sellisesse lõksu ei tohi lasta meelitada. Paguluses meil sisehäiretest tingitud energiavähesus ja nähtamatute sisemiste mehhanismide laetud närvilikkus peavad paratamatult mõjuma ka tahtejõule ja aktiivsuselle haldavalt. Olukord paraneb muidugi puhkuse, kosutava toidu ja elujärje uuesti stabiliseerumisega. Moodne arstiteadus hoiatab, et hingelised kannatused mõjuvad ka ihuliselt vastavas proportsioonis ja võivad põhjustada raskeid häired, näiteks siseorganite tegevuses. Ka soovitab arstiteadus alatoitlust ja vitamiini puudust võimalikult kiiremini ületada, võttes toitlustamist otse erihoole alla. Kuid tahtejõu kahanemine ei tarvitse ainult närvinõrkusest tingitud olla, vaid pagulaspsühhoosile see võib tähendada teiselt poolt ka otstarbekat käitumist. Võõrais oludes selleks, et säilitada enda aina jõulisemana kuni oludes ootsa muutumiseni. Midagi samalaadset võime kujutella kannataval kodumaalgi umbes nagu varem juba orja ajal.
kui meil õnnestub luua taas soodsam ümbrus, mis meid aina ei elektriseeri, vaid pigem ärritusist eemal hoiab, küllap siis meie juba tüütama kippuv närvilikkus võiks väheneda. Kuid vaevalt meil õnnestub kohe ka jõutagavara koguda, vaid peame oma energiat esialgu õige ettevaatlikult ja ratsionaalselt majandama. Kogemused on näidanud, et ajad on segased ja muutlikud, et kindlamat ei saagi kavandada, et palju ideaale on purunenud ja puruneb üha. Sellepärast teeme vist mõistlikumalt, kui oma tulevase elu projekteerimises peame meeles vanasõna. Suur suutäis ajab suu lõhki ja vastavalt sellele asetame endile küll vähemaid, küll seda reaalsemaid ja kindlamini saavutatavaid sihte ja eesmärke, ilma et teostamatute utoopiatega oma algatushindu huupi nõrgestaksime. Ei saa ette heita ka seda, et hoidutakse energia heldest pillamisest tegelemiselle ja õhu lossitamiselle, vaid seltskondliku elu soikumist energiapuuduse tõttu ei tarvitseks siis urjutadagi, kui sellega kahjuks ei kaasuks ka hoopis hädaohtlikum mandumise sümptoom ja nimelt isikukultuuri langus. Igatahes ei tohi realistlikult vähenõudlikumad sihiasetused milgi juhul ühtlasi ka nende väärtustaseme langus tähendada, vaid teostagu pigem juba eelpool käsiteldud asteastmelist süsteemi. Kavakindla ettearvestusega pürgigem samm-sammult järjest kaugemate sihtide ja avaramate eesmärkide poole. Ärgem mõtelgem ainult täna selle, ärgem ehitagem oma tulevikuga mitte ainult homsele, vaid oma isikliku südamerahu, tasakaalu, õnnetunde ja eneseteostuse taastamiseks pidagem silmas samuti kaugemaid perspektiive, nagu peame seda oma rahvusliku eneseteostuse ja riikliku vabaduse taastamiskavade koostamisel.